Ei kõigile siin mina, Team Forest 2. Nimelt teen midagi sihukest, mis on minu jaoks esimest korda. Ja selleks on see, et ma teen videot keset tööd. Ja nagu te kuulsite, kell on hetkel minul arvuti järgi 00:11. Normaalsed inimesed peaksid tegelikult tol hetkel magama, aga kuna vanemaid ei ole kodus, siis mina võtan seda kui peona või niimoodi. Siis ma mõtlesin, et teen ka react video, mida oodati minu video, mida oodati päris tükk aega ja paljud ütlesid tee. Lõpuks ma nüüd teengi ja selleks on fucking Epp Kärsi videod. Räägin neile, ma ei oska midagi arvata, mis sealt tuleb. Olen natukene vaatanud, aga mitte palju, sest et tõmbas veitsa käest ära see lihtsalt. Aga mis siis ikka, alustame reageerimisega. Nii, järgnev toode jällegi, mis võiks olla tegelikult igal naisel kodus. Igal naisel kodus fucking kummitildo. Mida sa tahad sellega? Kummitildo. Palun, miks normaalne naine peaks hoidma kapis või kuskil oma kodus kummitildo? Kas igal inimesel on kapis kummitildo või? Kas äkki sinu emal võiks olla see või? Mida iganes, läheme edasi lihtsalt. Sellepärast, et me saame siin harjutada uusi põnevaid võtteid, mida mehe peal katsetada. Wow. Mina küll mitte. Mina sellega ei tegele. Okei. Mina katsen seda olla. Ja võib-olla esialgu ei tahaks minna konspektiga voodisse. Siis on hea, võtad selle dildo, paned mõnusasti selle vaakumiga laua peale ja tegelikult on parem, kui teil on kõik ehted eemaldatud, nii sõrmused kui kellad, mis iganes. Kas te teete seda dildo peal siis või ka päris mehe peal? Mida pakke? Mingi vend smäkkib niimoodi vastu lauda selle kummitildo, reaalselt. What? Miks see vend teeb nii? What? Why you do it? Igatahes lähme edasi. Mõnusasti käib ta laua peale vaakumiga, kuskil uppida ei lähe. On hea võtta kohe see kookosõli. Kookosõli ei tee sellele dildole mitte midagi. Ja alustades hõõrute käed, silitate, paitate ja kui siis meelde tuletada, näitan teile mõned positsioonid. Kas reaalselt dildo silitamisel on mingi positsioonid või? Wow, see on Eesti Nokia. Epp Kärsi. Kõigepealt kindlasti pehmed, õrnad, silitavad, paitavad puudutused. Ja mehele tuleb ka öelda, et kui tal ei tekkinud erektsiooni, et siis sellest ei juhtu tõesti mitte midagi. Võib-olla on see mehe jaoks nii uus maailm, et ta ei suuda lihtsalt ennast vabaks lasta. Meeste jaoks on väga harjumatu olla voodis meritäht või kirjamark, aga nüüd on osad vahetunud. Hea on, kui mehel on silmaklapid pähe pandud ja siis ta kogeb ka kindlasti rohkem. Et usaldus suhtes on väga-väga tähtis. Nii et õrnad pehmed paitused, puudutused, munandite massaaž. Ma ei saa aru, kus kohast ta neid eestikeelseid sõnu on võtnud. Munandite massaaž. No ole nüüd. What? Mitä pökke? See on nagu... Lihtsalt kahetsen seda video rekordimist praegu. Aga mis siis ikka lähme? Väga oluline. Silitavad, õrnad. Kui on kuskil ebamugavus, siis kindlasti mees peaks suutma hingata nina kaudu sisse, suu kaudu välja selleks, et need pinged vabaneksid. Vau, esimene video. Mina ütlen
kohutav. Miks sa tegeled sellise asjaga? Las inimene õpib ise. Okei, no. Mingi fucking... freaking seksikoolitus, no mida veel, noh, mida eestlased välja mõtlenud on, noh. No me siis ikka läheme edasi. Mis me siit siis veel lõida võime? Epp Kärsin, naine tunneb oma keha koolitust. Koolitus, okei. Millest saab alguse hea seks? Hea seks saab alguse sellest, et naine tunneb oma keha. Tunnistan ausalt, et mulle meeldib ennast rahuldada. Ja iga kord ma avastan midagi uut ja veel põnevamat ja veel võimsamat, millest mul ei olnud aimugi. Ja aastal 2016 kasvas välja selline koolitus nagu Naine tunne oma keha. See on mõeldud naistele endile, kuidas ennast puudutada, kuidas ennast silitada. Ja kui naine tunneb oma keha ja teab neid kõige salaja... Teate, mis mulle hästi väga meeldib? Mulle meeldib see, et siin taga taustal on mingi romantiline, mingi imelik, kas on mingi laul või on see joogalaul, ma ei tea, mis iganes, aga see on nii freaking natukene nagu... Okei, see on fine, aga see on natukene nagu mingil määral häirib mind, sest et nagu... Miks sa teed sihukest asja YouTube'i? Ma ei saa, kust ta selle loa üldse läinud on, et sihukest asja teha YouTube'i. Ma saan aru, kui sa teed mingi OnlyFansis või mis iganes asi see on, või siis Tinderis, ei, Tinderis ei saa teha. Seal, ma ei tea, mingi XNXX-is või mingi Pornhubis sihukest koolituse asja. Aga nagu mitte mingi freaking YouTube'is, halloo, kust ta selle õiguse on saanud? Okei, ma saan aru, et ma peaksin tegelikult luba küsima, et seda videot rekordida, eks ole, aga what the freak, davai, lähme edasi. Naudingute punkte on tal ka väga lihtne öelda mehele, mis mulle sobib ja mis mulle ei sobi. Sellel koolitusel on samamoodi üle 35 erineva positsiooni, väga võimas rinnamassaaž. Iga naine peaks tegema endale vähemalt kord kuus rinnamassaaži, sest rinnamassaaž avab meie südame, tasakaalustab meid emotsionaalselt ja väga suur hulk õnnehormooni serotoniini, mis organismi tulvab suurepäraselt hea rinnamassaaži tagajärjel. Nii et kui sa soovid, et seks oleks sinu elus veel võimsam ja veel vägevam, kui see seda seni olnud on, tule õpi oma keha tundma. Ma olen oma kehaga elanud kokku 16 aastat, peaaegu 17. Ma vist tean oma keha väga hästi. Ja, ta mainis naisterahvaid, need on ju alarenenud. Selge ju. Mis siis ikka? Lõpetame selle video ära. 2 videost piisab. Thanks, et videot vaatasid. Kindlasti pane subscribe, kindlasti like seda videot. Follow ka mind Instagramis, Soundcloudis ja TikTokis ja kindlasti äädige mind ka Snapchatis. Share'iga oma sõppedega minu videoid ja vast näeme siis järgmistes videotes ja davai. Ciao.